Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tere kallid rallisõbrad ja head sõbrapäeva. Head sõbrapäeva, jaa, muidugi. Head sõbrapäeva ka Roland sulle. Sulle ka. Lille tõusetud? Ei ole. Ei ole? Ma pole nagu sulle. Kommi ega midagi, kaks kätt tuleb täpist üles. Piinlik lugu. Ma tulin otse Pärnust ja ma ütlen ausalt, polnud aega. Kuidas teeolud on? Teeolud olid päris head. Pärnu, Tallinna see, mis iganes maantee see on jube tüütu, sest neid rekkaid on lõputu hulk lihtsalt, aga täna ma olin tubli, ma alustasin umbes 10 minutit enne sõitu, kui ma plaanisin, nii et ma ei pidanudki väga mööda sõite tegema. No jah, täna siis räägime Rootsi ralli reedesest päevast ja seis ju väga rõõmustav. Ott Tänak tõusis 7. kiiruskatsega liidriks. Ma arvan, et see 5-kilomeetrine sutsakas, mis seal Uume Sprint 2 sõita jääb, ei muuda pilti nüüd kardinaalselt ja me võime selle saate purki teha normaalsel kellaajal, et ei peaks meid öösiti kuulama. Jaa, igal juhul ma arvan eesots on selles mõttes 7. kiiruskatse järel paigas suuresti, kui nüüd jah, sõiduvigasi või muud jama toimuma ei hakka. Et Otti, ma arvan, et me võime küll öelda, et Ott on päeva lõpuks liider, Katsuta tõenäoliselt oma refi strateegiaga veidi, ma arvan, kätte lõiganud, samamoodi on Evansil keeruline seis, tagapool ilmselt võib juhtuma hakata, aga ma usun, et Ott suudab ära hoida. Ott on siis võitnud mitu katset meil täna? Kas see oli nüüd siis teine või? Kolmas? Ta ei võitnud seda? Teine. Neville võitis seda katse. Jaa, siis on üks võit. Sest Hyundai ju tegi midagi hooldusalas õigesti. Et kõigil oli ju väheke sättimist seal auto tasakaaluga ja et refidega paremini klapiks, aga on siis tulnud nii Neville kui ka Ott seda pärastlõunat toob oluliselt paremini kui hommikut ja tulemus on teie ees, et Ott juhib 0,5-ga Katsuta ja 1,4-ga Evans ees. Ja tegelikult ei jää palju maha ka Formeau ja Neville, kõik mahuvad seal 10 sekundi sisse. Ja ma arvan, et kõige parem on näha just seda, et see teise ringi päeva teine pool oli see, kus saadi liikuma, sest me teame, et need teised ringid on just Hyundail keerulised enamasti rööpas ja võib-olla keerulistemas oludes sõites. Aga muidugi nende meeste jaoks oli õnn see, et ees ju tegelikult oli see kitsas joon, on ju, et kes ees startisid natuke pidid lõivu selle pealt maksma, et Otil oli kindlasti ka, ma ei tea, võrreldes Evansiga parem stardipositsioon. Jaa, kui teeme kõne Jaanile ära, siis ta saab rahulikult valmistuda seal oma intervjuudeks. No helistame, ma ei tea, Jaan võib-olla üldse magab juba. Otse-eetrist. Selline elame ohtlikult. Et kas läheb hästi või ei lähe? No vaatame, kas ta võtab vastu üldse. Siin eelmise Montes ta tegi nalja meil kogu aeg. Tegi, jah? Ja ei tahtnud vastu võtta. Jah. Nii, saad rääkida? Ikka saan. No oled otse-eetris. Kuidas siis jutud tänases hoolduspargis on olnud? Millest kõige rohkem kõneldakse? No kõige rohkem kõneldakse muidugi repidest, mida keegi ei ole väga tundma õppinud. Tegelikult võib-olla täna on nüüd siin reede pärastlõunal väga kenasti hakkama saanud ja suudab neid manageerida ja on päris kiire, et võttis ka lõpuks liidrikoha sisse, aga tegelikult on kõik hädas, nii Rally 2 sõitjad kui WRC mehed ja samas kõik tõdevad, et igal ühel on võrdsed tingimused ja nii need asjad on, et seal on kõige suurem häda on sellega, et kui puhtal jääl peavad need repid väga hästi, siis natukene sealt kõrvale minnes läheb nii-öelda muster lund ja muud sodi täis ja lihtsalt piik ei jõua siis sellest läbi kuidagi ja jää sisse ja seal pidi olema ääretult libe ja eks me oleme seda näinud ka teleri vahendusel, kui ikka kurve pikalt sõidetakse ja juhtus nii Ott Tänakul kui Kalle Rovanperal ja nii nad on, eks
kes need rehvid korralikult tööle saab ja auto hästi ära seadistab, seda saadab edu. No heas tujus Otti on vist tore intervjueerida, et ma arvan, et õhtul on ta sul ka päris naerusuine. No ütleme et vaatame isegi pärast kiiruskatseid, tal oli lai naeratus näol, eks, et kui ta nüüd siin päeva viimasel pikal kiiruskatsel finišisse jõudis ja talle anti teada, et ta on tõusnud liidriks ja noh, ütleme niimoodi, et Ott on tõesti asjaga kenasti hakkama saanud, aga no siin on muidugi teine suur jututeema, et mis toimub Kalle Rovanteraga ja siin eriti soomlased, no kas nüüd pahased, aga võib öelda, et pettunud, et ma just kirjutan päeva kommentaari sellest, et soomlased ju reklaamisid Rootsi ralli välja kui halastamatu lahingu kahe maailmameistre ehk siis Ott Tänaku ja Kalle Rovantera vahel. Ja nad põhjendasid ka ära, eks, et kummalgi ei läinud Monte Carlo ralli eriti hästi, mõlemad tunnevad Rootsi olusid suurepäraselt, mõlemale meeldivad kiired rallid ja et nad pakkusid, et Kalle ehk võidab, aga ütlesid, et Ott on ka siin muidugi kiire ja no teistega üldse ei arvestatud sellel puhul. Aga nüüd on see, et Kalle Rovanterat ei ole isegi võitlusväljal ja kellega Ott Tänak lahingut peab, kahe Toyota mehega, eks ju. Takamoto Katsuta ja Elfin Evansiga. Ehk siis autos ei ole küsimus. Aga küsimus ongi selles, et need mehed suudavad kuidagi nende rehvidega toime tulla, aga Rovantera tuli jälle hoolduspausile lõuna ajal täpselt sama jutuga. Ütlesid, et minu sõidustiiliga need rehvid ei sobi, Hänkugi rehvid ja et ma pean kuidagi midagi välja mõtlema ja muutma, proovis seadistust teiseks kuttida, aga noh, sealt ka väga hästi ei läinud ja siis, kui ta pärast eelviimast pikka kiiruskatset, kui Ott Tänak ründas ja Otist maha üle 7 sekundi ja hakkas rääkima midagi rehvi säästmisest, siis olid muidugi telekommentaatorid MTV3-s hästi pahased, ütlesid, et mis jutt see on, et mida sa säästad rehve, sa 20 sekundit liidrikohast maad ja sa hakkad mingi 7 sekundiga rehve säästma. Et ütlesid, et see ei ole tõsine jutt, et seal on probleemid kuskil mujal. Aga soomlased ei tohiks väga kurvad olla, nad said täna laskesuusatamiselt medali. Jaa, ütleme niimoodi, et see on nii suur uudis, et see on Soome meedias ikkagi oluliselt kõrgemal kohal kui ralli. No, ütleme niimoodi, kui Rovantera juhiks seda võidu kihutamist, siis oleks võib-olla ralli ka veidi kõrgem, aga praegu on et Suvi Minkinen on praegusel hetkel staar ja mitte mingil juhul Kalle Rovantera. Kuule, ära ütle, ma vaatan Iltalehti Urheilu avalehte ja esimesed 4 uudist on ralli ja siis tuleb alles laskesuusk. Ai, sa pagan, siis on nad midagi muutnud, sellepärast ma just vaatasin umbes, ütleme tunnikene tagasi ja seal oli ka, et sensatsioon ja super ja hüper ja olid igal juhul just oli vähemalt Hilda Sanomat. Hilda Lehti vaatasin mina, jaa. Hilda Sanomatis on tõesti 5 esimest on laskesuuska. No just täpselt. Aga ütleme kõva sõna, tähendab, ütle nüüd sina, kumma sa võtaksid? Kas laskesuusa pronksi või Rootsi ralli võidu? Rootsi ralli võidu. Sest laskesuusa pronks oleks juhuslikum. Jah, täpselt. Aga muidugi, ütleme niimoodi, et laskesuusa pronks oleks ka äge. Ei, muidugi. Ainult et jah. Aga Robert Virvesega rääkisid ka, tal läheb ka päris hästi, et tunduvad, talle sobivad need olud. Ja ütleme niimoodi, et ta on ikkagi päeva teises pooles selle gaasi korralikult põhja saanud ja ega tegelikult Georg Linnamäe pole ju ka paha. Et ta ju oli Oliver Solbergi järel teine pärast päeva esimest kiiruskatset. Ja siis ta muidugi leidis üles ainsa kivi, mis 20 kilomeetri peal oli tee ääres ja läks nagu lumevalli ja seal oli kivi ees, et lõhkus natukene autot. Aga ausa mehena tunnistas, et ta ise lõi selle olukorra, et
ebaõnn oli see, et see kivi seal oli, aga no seda olukorda oleks saanud vältida. Et nad on praegu just käib see viimane 10 kilomeetrine katse, aga nad on üldtabelis on 3.-4, nii et tegelikult on äge. No. Vennad ikka sõidavad võidu, nad ikka sõidumehed ja kui me vaatame Robert Jürgensoni, kes hommikul oli hästi tagasihoidlik, ta ju esimest korda sõidab Fordiga, no mis ei ole teab mis, eks ju. Ja siis ka õpib autot tundma, siis juba pärastlõunal on kiirust natuke tõstnud. Kuule, ütle mulle, miks Virves ei taha punkte sellelt rallilt? Virves ei taha punkte. Jah, ta ei ole ju WRC2 arvestuses üles antud. Ei ole et see anti tal võimalus, nad peavad sõitma 6 rallit, mis lähevad arvesse, tegelikult 7 rallit lähevad arvesse, mis 6 paremat arvestatakse. Aga ta ütles, et see on nagu autoga kohanemiseks mõeldud ralli ja nii ta leidis, et on parem. Tegelikult vaatame selle lõpptulemuse ära, aga ma üsnagi arvan, et ta tunneb kaetust, et ta seda rallit endale arvesse minevaks ei kirjutanud, aga no kes seda ette oskab teada, eks ju. Arvan sama. Siis lõpetuseks loen sul ühte pealkirja, et Nõgene läheb püüdma junior WRC tiitlit. No sellega täna nagu läks? Jaa, me räägime üldse tegelikult tiitlist kui sellisest ja ta ütles kohe, et esimene aasta ilmselt see ei õnnestu ja ta võtab ka teise aasta järgi, et kui tänavu õnneks ei lähe, selles mõttes, et see ei olnud jutt Rootsi rallist ja see ei olnud jutt ka tänasest hooajast, aga see oli jutt siis üleüldiselt ettepoole vaadates. Oled kuulnud sellest tiimist, mis siis täpsemalt juhtus? Ei, seal on lihtsalt mehaaniline rike oli, mida ikka ette tuleb, eriti veel M-spordi Fordil ja eriti junioridel, et on seal juhtub kõigil, nii et siin ei saa mitte midagi teha. See oli vist veepump või kütusepump, jah. Kütusepump, jah. Kuule, aga uuri siis õhtul Hyundai meestelt, et mis nad seal hooldusalas hästi sättisid, et Neville'i ja Oti jooksma said? Nad ütlevad. Täna oli muidugi huvitav oli see, kui ajakirjanikud hakkasid selle Rovanpera kallal juba nii-öelda lõõpima, eks, et nad küsisid, et ta ütles, et seadistust kavatseb muuta kõik ja siis küsiti, et kas sa ütled meile, et kuidas sa seda muudad ja mida sa muudad, ta ütles, et ei ütle. Ja selle peale siis kõik ajakirjanikud hakkasid küsima, et kuule, mida sa muutsid ja äkki ütleks täpsemalt, aga vend läks mänguga kaasa ja tõmbas naeratuse näole ja ütles, et ei ütle, et seda nad räägi, see on tüüpiline ju Ott Tänaku kallal noriti ju siis, kui ta maailmameistriks tuli ja siis ka eelneval järgneval aastal oli ka see, et kui ta hakkas rääkima, et muutsime natukene seadistust ja siis iga kord küsiti, et mitu klikki tegid ja kas paremale või vasakule. Ja siis selle peale ta ainult muigas, eks ju. Et need on need asjad, millest väga ei räägita ega seda refi strateegiat nad ka ei taha avaldada, eks, et kuidas nad säästavad ja nad ju pobisevad seal, et kuidas on, küsitakse ju pärast katset, et kas sul olid all uued refid ja siis selle peale kostab pobin, et nad ei taha teada anda kellelegi, et kuidas, mis ja kellega ja kuidas. Lõpetuseks, kuidas kulinaariaga lood? Kuule, kulinaariaga lood on üldiselt üsna niisugused hägused, et seal on, ütleme, Rootsi hinnad, tähendab meie päevaraha 50 € päevas, see ei kannata küll lõunat õhtut süüa. Mis sellest saab siis? Selle eest saab võib-olla ühe korraliku söögi. Kõige odavam niisugune lihatoit on umbes 30 € ja pane õlu ka veel otsa ja siis nutad selle söögi taga, et nii kallis ole. Aga tegelikult meil on siin
kaks head asja, meil on väga hea, hotelli vastas on kohe väga hea kebaabisöögi kohta. Ja siis olen seal paar korda söömas käinud ja tõesti suurejooneline ja odav, eks. No niivõrd kuivõrd, eks, niuke 15 eurot ja kõik nii. Ja siis meil on siin rallipargis on ka võimalus süüa ja siin on tõesti väga head kodused toidud. Samuti maksab umbes 15 € toidukord ja täna sõin siis põhjapõdra liha. Oho, selle sama need 3 põhjapõdra, kes maha notiti seal. Tead, ilmselt mitte, sellepärast, et nendega on ka kahtlane värk, et siin tagatubades ahistatakse, et need 3 põhjapõtra, kes maha tapeti, oli seda tehtud ääretult professionaalselt, kahel olid kõrid lõhk lõigatud ja kõik nii, aga olid välja valitud karjast kõige vanemad põdrad, kes oleks oma kabjad või sõrad, ma ei tea, kumb neil on, niikuinii paari kuu pärast püsti visanud. Et neid ei saanud olla, et see oli ikkagi rohkem niukene noore põhjapõdra liha või noore maapõhjapõdra liha, ta ei olnud väga vinske, aga oli tõesti hea. Kas viimase päeva kohta on midagi uudist kuulda? Toimub või ei toimub? Tähendab, tänase seisuga toimub ja muidugi põhjus on väga lihtne, et ta otsustama pidi, kas oli kohalik või riiklik transpordiamet või mingi nii, eks ja neile esitati kaebus, aga nemad ütlesid väga, väga ilusasti välja, et see kaebus on 3000 lehekülge pikk, me ei jõua seda isegi läbi lugeda selle ajaga. Saati veel midagi otsustada ja seepärast jääbki siis kehtima selle lääni valitsuse otsus, kes ütles, et Rootsi ralli toimub täies mahus. Küll aga tõesti punktikatse lähedal on nähtud põhjapõttu ja noh, jällegi tagatubades räägitakse, et saamid teevad kõik selleks, et see kari kuidagi sinna jõuaks kiiruskatse lähedale, et siin võib veel juhtuda, nagu oli 2022 vist, jah, kui jäeti ära 2 kiiruskatset sellepärast, et põdrad olid sinna lähedale tulnud, et enne ei ole midagi kindlat, kui antakse kiiruskatse start. Noh, ütleme siis nagu Aleksandr Bolšunov ütles selle kohta, et kas olümpiale pääseb või mitte. Elame näeme. Ei, absoluutselt. Elame näeme ja hoiame muidugi Otile pöialt ja homme läheb hästi põnevaks. Ott täna ju lõunapausil ütles, et enne lõunal ja pärast lõunal on täiesti erinevad tingimused siin lumel. Ja siis ta ütleski, et kõige tähtsam on praegu see, et kuidas me saame auto seadistatud laupäeva hommikusteks katseteks, et see on kõige tähtsam küsimus. Kui selle korda saame, siis võib juhtuda mida iganes, nii et homme kõik telekat ja Ott Tänakule pöialt hoidma. Kindlasti. Kuule, olgu, davai. Davai, teeme niimoodi ja kuuleme-näeme. Ja, homseni. No nii, ma tean ühte kohta Tallinnas, kus on põdraliha suppi. See on see Raekoja all on üks väike kohvik. Oled käinud proovimas? Ja, see on ülihea. No siis ma tean, kuhu tuleb minna Oti võitu tähistama. Jah, põdraliha supiga. Aga mõtlesin, kui pühapäev oleks ära jäädud, kas me homme jagaks juba pühapäevapunkte või? Protsentuaalselt palju seal pühapäeval kilomeetreid on? Et seal on ju, tekib see, et mitu protsenti peab olema rallit sõidetud, et saaks täispunktid jagatud, on ju. Et ma ei tea, kas 68, siis ta ikkagi saaks täispunktid kätte vist, sest minust 75% on see määr, mis peab olema sõidetud, et saaks jagada täispunkte. Nii et sellisel juhul küll, aga ma arvan, et nagu Jaan ka praegu detailselt ära rääkis, mis olukord on, siis ega me enne pühapäeva hommikut ja siis, kui autod stardirivis juba ootavad ajakontrollpunktis, et nii kaua tõenäoliselt me teame, et see toimub ja kui see peaks ära jääma, siis väga viimasel hetkel ilmselt. No aga võttes kinni Jaani mõnest jutupunktist, mis selle Roamperaga ikka lahti on? Räägi see sõidustiili ja rehvide kombo lahti. Miks Roampera ei saa oma sõidustiili, miks tema sõidustiilini need rehvid ei sobi? Kurat, ma ütlen ausalt, ma ei tea. Ja see on täiesti jabur olukord ja Montes oli see kuidagi loogiline.
olud on, Monte pole kunagi Rovanpera ralli ka olnud ja see tundus kuidagi väga loogiline, pigem ma arvan, et isegi ma ütlesin, et see on selline maailmameisterlik sõit, kontrollid olukorda, kindlad punktid, Rootsis läheme võidu peale. Piinlik tunnistada, panin ka Rovanpera oma ennustuses võitjaks. Et minu jaoks on see täiesti müsteerium tegelikult, et mida ta siis, mis talle siis ei sobi. Sõidustiili järgi ei saa aru, kui vaatasin katseid, et seal midagi nüüd valesti või teistmoodi oleks. Kõik uisutavad, kõigil on see tagaotsioonest väljas. Et lihtsalt kõik, ma räägin, see on huvitav, et nagu kõik, põhimõtteliselt me võime öelda, et kõik teised saavad hakkama. Pole ju keegi, võib-olla Sami Pajari samamoodi ei saa, et kellelt ma ootasin võib-olla kohati paremat tempot, 7 katse arvestuses on tal kaotus küll palju, aga refi purunemine oli ka sees. Et teised nagu kohanevad kuidagi ja pigem on olnud Rovanpera see, kes on kohanenud ikkagi kiiresti, et kui tuli hübriid, ma arvan, et tal oli selline 3-4 katset kehvad ja siis järsku nagu sõitis, on ju. Et mina arvasin ka, et see, et esiteks hübriidi pole enam, uued refid, et see võib-olla ongi üks ralli, võib-olla 3-4 katset jälle ja mees sõidab, aga ei sõida, näed, ei sõidagi. Ja tegelikult on kaotus ikkagi suur. Ka stardipositsiooni arvestades on kaotus suur. Et uskumatu. Ja ma ei oska seda kuidagi tegelikult seletada, et ega ta ise ka ei räägi autoseadistuse, ta sai veel ralli ette sõita. See on veel kõige hullem selle asja juures, et teised ei saanud rallit ette sõita. Kus siis nii-öelda refi järgi seadistada auto paika, kõik võimalused olid olemas ja neid kasutanud tegelikult ei ole. No, võib seal olla mingi seos sellega, et sa pole aasta aega sõitnud korralikult? No aga vaatame eelmist hooaega. Kõik, kui ta tuli sõitma kõik rallid, kas ta võitis või ta katkestas? Polnud muud varianti. Ehk siis eelmine aasta oli kõik hästi. See, et ta ei sõitnud, ta öeldi ühel hommikul, et kuule, tule kähku nüüd poole, vend lendas kohale rekke tegema üks tund magada ja võistlus tulla ja võitis. Et seal ei ole nagu seda, et ta ei ole sõitnud. Ta näitas eelmine aasta väga hästi ära, et ta ei pea sõitma täishooaga, ta tuleb, võidab ikka nagu Ožeer. No äkki on kupli all midagi muutunud? Võib-olla küll, see võib küll olla. Et ma arvan, et eks me peame ootama nüüd järgmised 2-3 rallit veel ära, et mis seal Kruusa peal näiteks juhtuma hakkab, aga praegu on küll kuidagi tõesti jälle, nendest kogu sellest satsist, kui arvaks, et kui antakse uued refid alla, siis Rovanpera on kindlasti see, kes saab hakkama, sest ta on elanud, ta reaalselt on elanud, ma arvan, seal nagu nende jääradade ja metsade vahel seal Rovaniemi kandis, need kilomeetrid on tohutud, mis ta on sõitnud igasuguste refidega, igasuguses konditsioonis refidega. Piigid väljas, piigid sees, Pirellid, Michelinid, ma arvan, T-Macid, Hankukid, samamoodi kõik on läbi käidud. Nii et ma olen selles mõttes päris sõnatu tegelikult. Sa mainisid, et tema stardipositsiooni arvestades võiks loota enamat, aga saime, et siin sotti, milline see stardipositsioon hea on. No hommikul oli Evans. Paneb suurepärase aja, tuleb Katsuta seal kuskil 9. Paneb sõidab aja üle. Tead, seal on päris selline omamoodi nüanss. 2 varianti, kas sul on olnud kogu aeg raju külm, kõva pakane, ehk see jääkiht oleks tõesti, ma ei tea, 10-15 sentimeetrit vähemalt, et ta oleks nagu selline ühtlane ja ühtlaselt muutuv. Aga kuna seda ei ole nii palju, seal on küll praegu temperatuur olnud väga head, aga ütleme nii, et Evans näiteks võtame hommikupooliku, sai sõita hea pinnase peal, ütleme esimesed 2 autot, 3 autot äkki, siis vahepealne hetk oli see, kui on selline juba kergelt võib-olla selline slushy, ehk selline jää on katki, on ju kerge pudru võib-olla joones ja siis ühel hetkel see pudru on ka seal puhas ja on selline kruusane pinnas juba, ma ei ütle, et kruus, aga selline kõva pinnas vasta kruusa vastas, et tekib jälle see pidamine. Et see on talveralli selline spetsiifika ja seal suurt midagi teha ei ole, et nagu eile ma mainisin ka, et talveralli puhul pead ainult, et seal refi strateegiat otseselt nagu teha pole on ju, mis, ma ei tea, pehmet kõva segu nagu asfaldirallil või kruusaga, aga seal on tee lugemine lihtsalt kõige olulisem asi, et ja see teed loedki selle järgi, et mis värvi see lumi seal põhimõtteliselt on. Okei, Katsutat mainisime, mis me arvame Katsutast? Võitis siis 5. kiiruskatse, mis on see kõige pikem tänasel päeval.
lendab küll. Kardan natuke seda tempat, et see kuidagi ülitubli ja Katsuta parim tulemus Rootsist on 22 ja 4. koht. Ja. Pärast seda oli katkestamine ja siis superralli süsteemis 45. Eelmine aasta võitles esikoha nimel Lappiga, kuni sõitis välja. Ta on võitnud WRC 2 arvestuses 2018. Ja, et tegelikult ta samamoodi ta on ju Soomes põhimõtteliselt siin ralliautos üles kasvanud. Et ta teab ülihästi talveolusid, ta teab kõike, ta sõidab seal kiiresti, pole mingit küsimust, et seda ei arvanud, ma arvan keegi, et ta kiiresti ei sõida seal. Aga kas ta suudab selle tempo ära kanda, no ma kardan, ma päriselt kardan, iga katse ma vaatan juba, et nagu kus, kas jääb või ei jää. Aga ma ei tea, ta ise oma kommentaarides seal katse lõpus kuidagi ütleb kogu aeg, et kõik all good ja kõik on under control ja kõik on timm, aga millegipärast on tal kogu aeg see timm ja siis järsku juhtub ikkagi mingi tobe viga sisse, nii et ma veel ei hõiskaks veel sellepärast, et eks ta on tuntud see mees, et üks päev lajatab täiega ja teine päev on kõik. Nii et vaatame homse päeva ära, aga kuigi peab ütlema, et ma arvan kõik tahavad, et ta vormistaks hea tulemus ikkagi ära. Vaata, golfis on see ütlus, et su handicap saab see lõpuks alati kätte. See Katsuta kohta kehtib alati. No vaatame statistikat, siis on päris, võiks panustada selle peale, et niimoodi ta seda rallit ei lõpeta. Siis Elvin Evans. Võiks ju ka arvata, et Walesis nagu väga lund ei ole ja kui on, siis kuskil mägedes, kuhu ralliautoga kindlasti ei lähe, aga Evans ajalooliselt on ikkagi Rootsis ikkagi hästi hakkama saanud. 2020 on võitnud ja eelmisel aastal oli teisel kohal. Talle meeldib, tundub ja samamoodi tegelikult tal on kogu aeg see hooaja algus tegelikult olnud võrdlemisi hea, kui nüüd mõned aastad vahepealt välja arvata, et see Monte on sobinud talle, Rootsi sobib talle, et ta nagu saab alati hästi selle hooajaga minema, siis mingil hetkel vajub ära. Aga ma arvan, et Evans tegi ülihea töö täna. Ta tegi täpselt seda esimesel päevapoolel, mis tegema pidi, ehk kasutas ära oma rajaeelise. Oli liider vist ikkagi 4. katse lõpuni, kui ma ei eksi. Jah, oli 1,9 sekundiga. Ja teine pool päevas tegelikult oli kohe 5. katsest näha, kuidas tal see pill hüppas seal rööpas. Ehk tegelikult oli ju historikud sõitsid pärast nii-öelda WRC rallit, siis suurt arvestust, tähendab ühesõnaga, pärast kõik autosid tulid historikud järgi, mis on kitsa joonega, valet joont sõidavad ja siis ta ikka seal hüppas ja tal oli keeruline, aga päeva lõpuks historikud ka siin või? Ja. Rootsi ralli historik. Et selles mõttes päeva lõpuks 1,4 sekki kaotada, okei, see on ei ole päeva lõpp, see on 7. katse järgi. Et siiamaani on ülihea tulemus. Ma arvan, et isegi üle ootuste hea, aga 8. katse saab talle olema päris keeruline, sest tema on üks neist, kes lasi 5. katsega minu meelest refid päris peeneks juba. Ta ütles, et seal läks paljuks ja 8. katse meil jääs. Ja, see on küll lühike, aga see on kastetud katse 5 kilomeetrit ja tema on see, kes ütles ka 7. katse lõpus, et tal pole midagi järgi enam. Et kui me võtame Rovanpera, kes me võime oletada, ta ise kuidagi on varu rahulik ikkagi katse lõpu intervjuudes, et kui Montes töös, et ta ei tea, mida teha, et põhimõtteliselt ei tea, kas tasub sõita enam, siis praegu ta on kuidagi maru rahulik, töös, et vaatame ringi lõpuks, mis seis on. Tal on 2 tutikat treffi veel alles, mida ta on võimeline viimaseks alla panema. Aga kui see oli ka Rovanpera strateegia, siis nagu see on veider strateegia, et 5 kilomeetri peale jätta 2 tutikat. Aga Evans, vaatame siis, räägime homme õhtul selle Evansi seisu ära, et siis me saame sellest jälle, ütleme, tänase päeva refi strateegiat kokku võtta, kuidas see kõik klappis. Kõik seda piikidega võime arvata, mis seal strateegiast ikka rääkida on, aga tegelikult kui sa näed neid ülesõidul, neid lülitusi, siis kõik ilgelt askeldavad. Siuke möll käib. Seleta see lahti, mis see roteerumine, miks? Kas mingid refid kuluvad rohkem kui teised? Ja, ilmselgelt esimesed kuluvad rohkem kui tagumised, aga nüüd ongi see, et
probleem tekib sellest, et rehv kuumeneb üle ja nael hakkab rehvis liikuma. Tegelikult on päris positiivne see, et Hankooki rehvil tundub, et piik püsib sees. Et seda olukorda pole olnud väga, kus hakkab naelu välja viskama. Miks siis tuleb vahetada? Põhimõtteliselt iga katse järgi tuleb visata neid ümber, on see, et rehvi tembid lähevad nii kõrgeks, et kui jätkata samamoodi, siis lihtsalt 2 katset järjest panna näiteks ühed samad rehvid ees, siis nad lihtsalt on 2 katsega otsas. Kui nüüd vahepeal visata nad näiteks pagassi, pärast 1 katset või taha jooksma, siis nende temperatuurid lihtsalt vahepeal jahtuvad maha ja ei lähe nii-öelda järgmisel katsel, ei lase seal ees jälle neid tuli kuumaks, on ju. Et see on see põhiteema, miks pärast igat katset tuleb neid ümber vahetada, et päeva lõpuks midagi alles jääks. Okei. Sel lõunapausil või millalgi käis rääkimas Hankooki esindaja seal otse-eetris. Ta ei jätnud väga nagu ralliteadlikku muljet. Ta ütles, et vau, autod sõidavad 190 kilomeetrit tunnis. Tere tule eile meile. Ja. Et, aga ei, noh. Tegelikult ma arvan, et suures pildis on ju seis okei. Nagu... No paar tükki on siin veljalt maha tulnud. Üks meil endal ka, aga see oli ka päris okei kivi, kuhu Linnamäe otsa sõitis. Ja, no ma ütleks, et see, et see seis ei ole hull, et seis on päris okei ja täpselt ongi see, et liiga palju lihtsalt seda maha tulemist loodame, et ei tule, aga see maha tulemine on tegelikult seotud sellega, et näiteks Bajari rehv tuli välja pealt maha, oli see, et Hankook annab rehvi soovitused, rõhusoovitused, mis rõhuga minna peale ja need on väga madalad. Andis soovituseks 1,5 kuni 1,55 stardis. See rõhk on väga madal, ehk kui sa lähed juba seal esimese katse kolmandikus, ütleme 5-6 kilomeetrit kuhugi pihta tagaotsaga, siis on väga suur tõenäoliselt, ta viskab välja pealt maha. Katse lõpuks võiks see ideaaltemperatuur tõenäoliselt, ma peast ütlen kuskil 2-1 olla. Et nad et selle asja point ongi see, et katse lõpuks oleks see nii-öelda maksimum rõhk saavutatud. Aga sealt see probleem tekib, see mahaviskamisprobleem, et nii madala rõhuga tuleb startida ja see on küll nüüd üks asi, mis siis nii-öelda Hankookil tõenäoliselt on võimalik arendada, et need rehvid ei kuumeneks nii kiiresti üle ja ei peaks nii madala rõhuga startima. Aga Hankooki kiituseks peab seda küll ütlema, et kui Pirelli jagas seda rehvi infot, millega keegi boksist välja läheb suletusringis WhatsAppi gruppides, siis Hankook paneb see välja. See on ülitorena. See on nagu lõpuks ometi. Ja lõpuks ometi tegelikult ju oli asfaldirehvil olid ju nagu nii-öelda F1 laadselt ju värvid. Et sa nägid ju väljast ära, mis rehv on autol all. Mis on jälle nagu jälgjale ikkagi ülitore lõpuks, sest kogu aeg oli see jama, et see WRC laivis siis näidati, mis rehvid all on, kus on diagonaalis või mitte. Ja tegelikult nagu tihtipeale see oli lihtsalt nagu mööda, sest sõita, mis iganes hetkel metsa vahel ju vahetab kogu aeg üks taha, teine ette, võib-olla diagonaali. Eks see info ei olnud kunagi tegelikult õige minu meelest. Ma vaatan, et kõik on teinud 2 varuga välja, aga Serteriidis on 1 läinud. Kas seal auto maksimumkaal hakkab juba lähedale jõudma või millest? Ma ei oska öelda, mille pealt ta selle otsuse tegi, et ajavõit ilmselt ei olnud eesmärk. Siis rääkides autokaalust, siis seal ju kopsivad ju ülesõitudel seda autot jääd maha. Ma kuulsin huvitavat fakti seal Rally TV-s. 15-16 kilo võib seda jääd ja sul auto peale. Kuidas see võimalik on? Noh, ega kui ju paned maanteelt, sõidad, ma ei tea, ütleme Tallinnast Rakveresse, siis lõpuks koju jõuad, on sul seal, ma arvan ka 2-3 kilo lund taga klaasi küljes, on taga luugi küljes. Ja koopas ka. Koopas loomulikult ka. Hea võrdlus oli see, et Walesi rallil me minu meelest 1 korra kaalusime ära isegi pärast viimast katset. Või see oli mingi, võib-olla oli hoopis Walesi test, et pärast rallil ma ei kujuta ette, ei saanud kaaluda. Ma arvan, et äkki oli test. Samamoodi, äkki oli 22 kilo muda koobastest ja külje pealt, et see oli päris huvitav. Bajarist on muidugi kahju, et sel päeva esimesel katsel oli pool katsetel täitsa konkurentsis ja siis juhtus see õnnetu rehvi värk ja pärast seda on tempo täiesti nullis. Jah, kahju. Eile rääkisime just Bajarist ka, et tegelikult potentsiaali kõvasti ja tõenäoliselt on isegi võimeline Katsutaga võidu sõitma. No, ütleme, katseaegu viskas küll häid.
ei saa öelda, et ei visanud. Aga kui me võrdleme nüüd kogu päeva peale nende noorsõitjatega, siis tegelikult jah. Okei, jah, 5. katse 4. koht, jah. Jah. Et noh, need sähvatused olid, aga tegelikult päeva kokkuvõttes pigem pani lati alt läbi, ma arvan. Ja 7. katsel 3, jah. Et jälle, ta on nagu mees, kui me võrdleme neid noori sõitjaid, kes on kõige rohkem selles autos istunud, Munster on ka loomulikult, tal on juba nagu mitmes hooaeg, aga teistega, et ta on nagu testi saanud kõvasti panna ja eelmine aasta rallis, et seal kilomeetrid on ja seal on kindlasti talvekilomeetrid ka testina all kõvasti. Aga ju siis, ma ei tea, kuidagi tead, mis mulle silma ei hoopis või? Et kurat, soomlased on ikka nii maitselagedad. No. see kuradi Bajari kombe seal näeb välja nagu kuskil töökajast tuli välja lihtsalt, et see kuidagi piinlik oli vahepeal vaadata. Ei ole veel sponsorid peal. Toyota ongi üks suur sponsor, rohkem polegi vaja. Aga räägime Martins poisist ka. Hoiab 7. kohta, aga hommikul ei olnud midagi super-hüper giga, aga 5., 6. katse ja 3. aeg. Jaa, ütleme jälle, teine ring olud, ta võitis lihtsalt kasutas olusi ära. Et seal oli näha tegelikult ju, et see katse läheb, teise ringi katse läheb aina paremaks, et see joon tuleb jälle see ralli 1 joon sisse. Aga jälle, nagu me rääkisime Lätis, et sa võid oma koduteedel sõita, aga sa pead mees olema, et nagu ära vormistada. Et ma arvan, vaatame lihtsalt puhast statistikat, siis ta on noortest kõige parem. Pole midagi öelda, et midagi on õigesti tehtud ja tegelikult, kui me vaatame kaotust Ott Tänakule, see on 0,33 sekundit kilomeetri, see on tegelikult täiesti olematu vahe. See on täiesti olematu vahe, nii et need tegelikult kõik noored kutid on ulme hästi pand. Võib-olla välja arvatud siis Bajari, kellest ootasin rohkem. Tahame McEurlenist ja Serderidist ka midagi rääkida. No ma arvan, Josh üllatas kõiki. Serderidis, mul tundus esimesel katsel, et ta jääb Solbergile jalgu. 3-40 kaotust. Ja, seal ma ise kartsin ka seda. Vaatad, kas see peaks olema mingi lävend, et sa võid ralli ühega starti tulla? Võiks küll vist võiks olla. Täna vaatad küll, et kui 4 mints antakse vahe ja ralli 2 tuleb ja sõidab seal aja lukku ära, siis nagu vaata, siis võib-olla peaks ikkagi rakendama seda, et ta ei stardi selles grupis, et tule stardi siis kuskilt, ma ei tea. Selle historikute juures. Historikute juures, jah. No vahet ei ole, mis joon sul seal ees. Et tegelikult on nagu, see on natuke kuidagi omamoodi. Ja kedagi nagu ei, saaks aru, ma saan sellest pointist aru, et ralli 1 auto ikka grupis on ju kõik telepildis ka 1 auto rohkem, aga nagu kedagi ei koti, et ta sõidab. Pigem, kui ta sõitma tuleb, siis juba kellega käisin koos rallit vaadanud, siis kõik ütlevad, kurat, et pange juba need ralli 2 peale, et mida me sellest Serderidisest vaatame. Teete blogijana mind ei koti McEurleni Munster ka mitte? McEurlen ka ei huvitanud või? Mitte eriti. Okei. Eriti mind ei huvita tema katse lõpu intervjuud. Sa ei saa aru, mis ta räägib. Evans võiks ka oma Velsi keele peale panna, et väga vahet ei ole. Munster, jah, ma saan aru, siin ta kuidagi ei sära väga, aga minust Josh oli jumala üllatav. Et vaata, mida ta Montes tegi, ta oli ikka nagu seal Serderidise kategoorias. Aga siin ju sõidab mees. 16 sekki seskist taga, Sami Bajari ees, jah, Samil oli ref katki, aga ma ei tea, kurat, sõidab küll, jah. Ei ole või? Ma ei tea. No kui sa nii ütled, Ei, jälle, 0,46 sekundit kilomeetril kogu päeva peale. Minut on ikkagi Otis maas. No jaa, mehel on teine ralli. Teine ralli 1 autoga. Ma pigem arvan, vaatan just seda, et kurat, et kui ta kruusa peal ka suudaks nii sõita, sest ütleme nii, et talv piigiga on ikkagi võrdlemisi sarnane kruusaga, et auto on ikkagi põhimõtteliselt samas seades suuresti. Et kui ta suudab kruusa peal ka mingitel rallidel sellist toogu juba näidata, et see on päris kõva sõna. Ei, vinge igal juhul, et meil on uus riik siin konkurentsis, et mida rohkem neid lippe sa oled väsinud lihtsalt võib-olla. Võib-olla tõesti. Räägime ralli 2 ka. Meil on ikkagi rõõmustav vaatepilt seal. Robert Vires 3, Georg Linnamäe 4, Korhonen võiks sealt eest ära kaduda, siis oleks 2. ja 3 ja kauges esimene kohtki oleks. Jaa, eks siis RC2, mitte VRC2. No räägime RC2, kahjuks Vires siit punkti ei võta. Mida iganes, kes punkt võtab, kes ei võta, räägime RC2. Aga see RC2 on ka eraldi autosustamine või?
tead, ma jään vastuse võlgu, vahel on ikkagi, vahel ei ole, ma ei ole sellest loogikast ausalt öeldes aru saanud, et kas tehakse või ei tehta. Ma pigem arvan praegu, et ei tehta, sest ma mäletan olukorda eelmisest hooajast, kus Solberg oli kindlasti mingil rallil poodiumil või isegi võitis ja siis käis poest, ostis šampust omale ise et tähistada, nii et tõenäoliselt ma pigem praegu panustaks selle peale, et ei näppude vahele ei jää midagi Virvesel, kui nii peaks lõppema. No kahjuks me ei näe Virvest telepildis. Ja ilmselt see on ka selle WRC2 lugu, et ta ei sõida punktidele, siis talle ka kaamerat ei jagu ja kaamera või telepildi aega talle ei jagu. Aga minu jaoks üllatav. Pigem ütlen, et üllatav oli Virvese tempo siin ja ma sain täitsa aru, miks ta siin punktidele ei sõida, sest tegelikult ju lume peal kogemus ju selle autoga olematu. Kas poole pealt ei saa öelda, kuule ma ikkagi sõidan? kahjuks vist ei saa, jah. Et 2 katsevõitu talle ju. Ja. Oli vist 2. Et ulme, väga, väga kõva tulemus. 6 katse meil oli ju 2 võit. Jah, just. Et no Virves üllatab iga ralli, mis ta teeb. Põhimõtteliselt ikka iga ralli, mis ta sõidab, ta üllatab. Ja mulle tundub... Kus sa selle teise sai? Ei, ta oli ikka 1 katse. Jaa, 1 katse võita. Okay. Et, ja see, et ta tegelikult tuli uudis, et Dokspordis sõidab, mis siis tegelikult on ju Škoda Motorsport, mis tegelikult on tehase tiim, millest me võime, ja me näeme, et ta sõidab siin nii-öelda eravärvides autoga. Ehk me võime siin hakata mingid loogikat kokku vedama, et Škodas on tal selline pool bestplatna paneb seal, et liiga palju võib-olla maksma nende jutumärkidest tehase tiimi sõitudest maksma ei pea, et ta ikkagi esindab Škoda Motorsporti seal. Ja lisarallit siis oma eelarvega. Kas see päris nii paika peab, ma ei ole kindel, et võib-olla ikkagi midagi peab seal ka lauale panema, aga nagu see mees on oma karjääri küll praegu niimoodi üles ehitanud, et ootan juba huviga järgmisi rallisi, ülikõva sõit on olnud siin Rootsis ka siiamaani. Ja konkurentsitult kõige kiirem Škoda rajal. Mikko Heikile on alles seal 5. No see näitab midagi ja ma arvan, Škoda mehed ka seal vaatavad, kurat, et õige otsus oli. Ja ta ju tegi Monte testi ka. Et see jäi eile rääkimata, et Virves sai Monte testi teha, esimese kogemuse sai kätte. No mis annab juba mingi vihje tegelikult. Škoda Motorsport autoga ta tegi nii-öelda Doksport meeskond, Škoda Motorsport, mis iganes ta on. Mulle tundub, et see on pigem nagu selline Toyota tehase tiim, mida haldab mingi Soome üksus, Soome ettevõte. Et neil on umbes sama loogika vist. Et jaa, ta Monte testi tegi ja ma arvan, et see tähendab seda, et järgmine aasta ta on ka juba Montes kohal, et seda niisama, ma arvan, tühja koha pealt ei tehta. Ei, seda on tore näha, kui inimesel hästi läheb. Jaa, absoluutselt. Aga räägime junior WRCs ka korraks. Kuulasin eiliset saadet. Seal üks ekspert ütles, et ta teab täpselt, kes siin katsevõite hakkab võtma. Need on Mille Johanson ja Ali Türkan. No peaaegu panin täppi. Mitu katsevõite Ali Türkan täna sai? Kuule, aga räägime siis Johansonist. Mille Johansoni peal täppi? 50-50. Vaatame SS1, Mill Johanson, Ali Türkan teine. No võt. SS2, Mill Johanson teisel positsioonil on SS3 katsevõit, SS4 katsevõit, SS5 katsevõit, SS6 katsevõit. Ja SS7 veel pole tulnud, nii et peaaegu oleks täppi. Kuule, kas see, et Nõgesele näitab seal 10 minti kaotust igal katsel, kas tähendab, et ta on ennast superralli süsteemis siis nagu kirja pannud? Jaa, homme rajal. Okay. Ja homme näeme vähemalt sõitmas. Mis on hea, selles mõttes me näeme homme võib-olla esimesel poole päeval, et pole mõtet hakata liiga palju ootama tast, et kui teised on juba ühe päeva alla sõitnud, on ju, et las sõidab esimese poole ära, harjub ja võib-olla teisel poolel päeval juba suudab mingit aega sõita, et eks siis me saame mingisuguse pildi ette tast. Aga junior WRC ühesõnaga on olnud selles mõttes jah, nagu eile sai räägitud, suht nii selline nagu arvata oli, et Mill Johanson, Ali Türkan ja siis mainisin ka ära, et Jill Taylor tõenäoliselt, Taylor Jill seal on ees ja nii on ka, et teised minu meelest on kõik seal sellised natuke teise liiga sõitjad või õpipoisid alles. Ei, kahju jah, et Nõgesed nii läinud. Kusjuures mainin selle ära, et junior WRC Ali Türkan tõenäoliselt sõidab ralli 1 autoga mingid etapid. Toho, näiteks Türgi ralli. Türgis ei toimu ralli. Ei ole enam? Ei ole. Aga pullvärk junior WRC-st tõenäoliselt siis mees hüppab
Ralli 1 mingitel rallidel, sest ta käis juba testimas seda. Ralli 2 jätab üldse vahele. Tundub nii. Aha, ja teine uudis, mis on veel rajum uudis. Ma ei tea, kas see peab paika. Ekspert toob ikka uudiseid. Ma ei tea, kas see peab paika, aga Kerem Kasas, kelle kaardilugija ma olen olnud mõnel korral. Aha. Vist hüppab ka Ralli 1 autost kuskil. Sihukese võimaluse lasid käest. Mul ei ole huvi seal olla, sest see mees on huvitava sõidustiiliga, aga ma täna vaatasin seda, on üks Keenia rallilt või kuskilt Aafrikal rallilt on mingi naljakas kaardilugeja video, kus piloot ei kuule üldse absoluutselt, mida kaardilugeja. Jah, Samir. Et seal oli umbes sama. Kusjuures see Samir, või tähendab see kaardilugeja, kes seal siis karjub, Samir, tead, kes see on või? No. Euroopa meistrivõistluste sarjas sõidetakse MRF-idega ja MRF tiimi juht on see mees, kes siis karjub Samir. You don't listen me. See on pull video, jah. Kerem Kasas tuleb näitab varsti, kuidas see... Kurat, ma natuke kardan, et kui see päriselt nii on, siis on... ma ei tea, kas see on hea mõte. No pulli peab saama. Ei no, kui võimalus on, siis andku minna muidugi. Kuule, meil on mõned küsimused ka. Jaa, eile me ei jõudnudki võtta ühtegi. Ei jõudnud, siis meil on päris rohkem kui mõned. Võtame nad ette. Mõtlesin, pakun veel selle välja, et ma korra rääkisin Martinsiga, vaatame, et kui kellelgi peaks olema talle spetsiifilisi küsimusi, siis ma võin neid edastada, et äkki tal on mingi hetk aega vastata nendele, et võite küsida. Ma ei ole kindel, ma lubada ei saa, aga äkki. See oleks küll kõva. Nii, küsib Heiki. Vaatasin Rootsis tuledega sõitmist ja lume peal tundub, et peegeldab valgust väga halvasti tagasi. Kas pole katsetatud mõnda teist valguse värvust, näiteks kollast? Kes see paneb? Üks Linnamäe või kes? Linnamäel on nurgatuled kollased. Lihtsalt natuke, et nurka näha rohkem, et kui teejoont sa näed, on ju sõidujoon selline tumedam, enamasti on siis seda vallinurka, puhast valget nurka ei näe ikkagi hästi. Proovitud ikka on, olen näinud, et terve see kapott on kollaseid kunagi, siis olid hellad, sellised suured asjad seal ees, et olid kollased, aga see tõenäoliselt ei mängi hästi välja ikkagi, et ta ei tekita ikkagi sellist valget efekti, mida tegelikult on vaja, et ega seal head lahendust ei ole, ma ei tea, see on väga sõitja spetsiifiline ka juba, et mina ise kindlasti kunagi poleks eelistanud näiteks ka seda, et mul nurgatuled oleks kollased olnud, aga tundub, et näiteks Linnamäele sobis see. Et jah, nii ta on, et ideaalset lahendust ei ole. Küll ma pean ütlema, et videopildist see petab ikkagi ära, et tegelikult kui need tuled käima lükkad, siis sõida nagu päeval. Et päris okei on. Siis Tim, perekonnimega Tamm, ütleb, et tänud ülekannete eest, või saadete eest siis. Teed on ikka olnud tore kuulata, kui mitte kohe, siis õhtustel jalutuskäikudel. Väga tore. Ma ise kuulan vahel järgi õhtusel jooksuringil. Aha. Ma ei tea, pole midagi targemat kuulata, siis ma kuulan järgi, mis me elama ajas. Teised saated juba kuulatud. Ühesõnaga, pikk jutt on tal selline, et erinevates meediaväljanetes on juttu sellest, et Rovanpera sõitis Hankoki rehvidega, millel Delfi andmetel 7 mm pikkused naastud. Arctic Rallist on jutt siis. Kaupinenil olevat olnud pikemad naastud, 9 mm. Ja siis ta kurtis seal, et lumesadu oli väga tihe ja ta ütles, et lühikeste naastudega oli päris suur väljakutse. Et kas Rovanpera lihtsalt otsis vabandust kaotusele või on tõesti lühemate naastudega nii palju raskem sõita lumesajus? Jaa, vastus ongi, Rovanpera rääkis tõde ühe sõnaga. Ehk siis WRC-refi ta kasutas, millel ongi lühem nael. Tegelikult ma ei oska nüüd Hankoki kohta öelda, et kas ta toodab ka pikemat rahvuslikku sarja või ei tooda, aga igal juhul nii Pirelli kui Michelin on rahvuslikku sarja tootnud ka, või kus lubatakse kasutada pikemat naela, ehk siis see on tegelikult olnud alati sõita valik, kas sa kasutad pikka või lühikest naela. Näed, ikkagi on piigiga ka mingi valik, on ju. Ja kui ikkagi on lund sajab, paksu lund, siis kindlasti pikk nael, sest see piik ei ulatu maapinda lihtsalt läbi lume. Ja teised seal kasutasid pikka naela ja Rovanpera kasutas lihtsalt kogu ralli vältel siis seda rehvi, millega ta hakkab siis Rootsis sõitma. Nii et kõik jutt on täitsa õige. Okay. Siis Argo küsib, et vaadates splittide aegu, siis tippsõitjatel on peaaegu sama aegade langus. Tendents katsete lõpupoole, ehk siis ajad langevad katsete lõpupoole.
et kas võib olla, et rehvide karkass läheb lödiks ja hakkab ujuma? Ja, see ongi täpselt see tegelikult, mis enne sai korra mainitud, et asi, millega Hankook tõenäoliselt võiks oma arenduses tööd teha, kindlasti nad oma analüüsi teevad, et see karkass lähebki pehmeks ehk siis nael hakkab rehvis liikuma ja seetõttu nael nii-öelda vajub läbi, et kui sa vaatad, auto tuleb kuskil tagasi pööredes täitsa risti, siis tegelikult seal rehvi karkassi sees piik on ka ikkagi 45-kraadise nurgal kindlasti. Ehk siis, kui ta sellisel nurgal on, siis ta ei pea, väga lihtne. Ja kui rehv läheb ikkagi poole katse peal juba kuumaks, karkass läheb soojaks, liiga soojaks, siis see nael hakkabki seal läbi vajuma. Et mis põhjusel siis ka tuleb iga katse tagant nii-öelda roteerida ja visata need üle kuume need rehvid pagassi või taha jooksma, et järgmine katse sul oleks nii-öelda külma karkassiga rehvid siis kohe võtta jälle. Nii et jah, see on ka targad kuulajad on meil. Tarka juttu, et ka, mis me küll ilma sinuta tegi. Elari, kellel perekonna nimi on Preuss-Freund. No nii. Süüke küsimus tiirleb peas. Mis seis jääks, kui sõidavad analoogsed autod, ainult veoskeem on teine? Ütleme, et katse oleks Mäeküla 10,27 kilomeetrit, kui suured jääksid vahet 4 veo, esiveo ja tagaveo vahel? Muidu tänan teid heade saadete eest. Oi. See on fantaasia küsimus. Sellega on ju, me oleme näinud seda tegelikult, et kui ikkagi veovill puruneb, jäävad need autod, seda pole vist väga näha, et tagumine puruneks, et esiveoliseks auto jääks, aga seda on küll näha, et ees puruneb ja see Rally 1 või WRC auto jääb tagaveoliseks, et seal nagu, see on kohutav. Et seal me räägime ikkagi, ma ei tea, suured kaotused. Ma tahtsin öelda minuid katse peal, aga see on nii suhteline, et ikkagi nagu 10 sekundit ma ei tea, 10 sekundit kilomeetri kohta kindlasti on see auto aeglasem kohe. Sest lihtsalt autol on jõudu sellisel juhul liiga palju, et ta käib täiesti tühja, ega see auto otseselt nagu juhitav enam ei ole. Nii, siis üks fantaasia küsimus ka meie sõbralt Ingmarilt, keda me palavalt tervitame. Kas on kunagi olnud nii ja kas oleks mõeldav või tehtav, kui sõitja saab ise valida, kuidas teatud lõiku läbida? Näiteks kui punktist A on võimalik sõita punkti B 2 teed mööda. Ei pea otseselt silmas pikka teekonda, aga miks ka mitte, sulgudes. Näiteks 100-meetrine olukord, kus on võimalik mingist takistuseks mööduda mõlemalt poolt. Ehk ühe katse peal on siis sul nagu variant, et kas sa oled ühelt poolt või teiselt poolt põhimõtteliselt. Rallycrossis jokker, Kusjuures olen sõitnud ühe rallil, kus selline olukord oli. Tegemist Viru ralli linnakatsega, kuhu oli paigaldatud tehistrampliin siis Rakvere linnuse alla. Ja oli variant siis üle trampliini minna ja hüpata või siis trampliinist mööda minna. Väike selline, ma ei tea, palju ta siis võis olla, 10-15 meetrit kruusalõik. Kuna see oli mu elu esimene ralli ja ma sõitsin Lada Samaraga, siis mina ei julgenud selle autoga hüppama minna. See oli esimese päeva katse ka, et ma tahtsin ralli ikka ära lõpetada. Ma ei olnud kindel, et kui ma selle autoga hüppama lähen, et see auto ühte tükk jääb, nii et ma valisin mitte hüpata ja kaodata sealt kindlasti mõned sekundid. Aga ma ei tea, et sellist olukorda kuskil nagu suurel rallil oleks, et ma ei usu, et selline asi olla saab, aga fantaasia mõttes hüpoteetiliselt, kas seda oleks huvitav jälgida? Ma ei ütle, et ei oleks. Et ma arvan, et Rallycrossis jokker on ka nagu kõige põnevam asi põhimõtteliselt. Küsisin veel ühelt eksperdilt, ühelt elavalt entsüklopeedilt, temalt see Viru ralli case meelde ei tulnud. Tema rääkis sellistes case'ides, kunagi ammu oli Argentiinas selline case, aga pigem tahtmatult, sest täna on siiski täpselt määratletud roadbookis, millist teed tuleb kasutada ning rikkumine toob kaasa kutse žürii vaibale. Aga üks case oli kunagi olnud vist Mehhikos, kus oli üks puu oli valesti tähistatud ja Tänak ja Miik sõitsid erinevalt poolt puud. Okei. Päris lahe ju. Et selline olukord on olnud. Aga üldiselt miks seda teha ei saa, et on ju antud ju katsel distants, mis tuleb läbida. Ja ütleme, kui on kirjas 314,87, siis ei saa sõita 314,77. Tõsi.
ja kui ma selle Viru ralli näite sellesse samasse pilti tooksin, siis tõenäoliselt see distants oli sealt kõrvalt, pidi olema pikem. Võib-olla küll 2, 3, 4, 5 meetrit, on ju, aga ta oli kindlasti pikem distants, kui oleks üle hüppe läinud, aga jah, selline juhus oli. Jaa, ja siis Raivo, ma ei teagi, mis see küsimus siin on, aga loeme äkki kirja ette. Vahel jääb mulje, et VRC sarjal läheb kehvasti ning huvi selle vasta aina väheneb. Kui aga uskuda VRC kodulehte, siis on hoopis vastupidi ja toob siis pealkirja, kus VRC on jõudnud 1 miljardi vaatajani. Teate, sellega on mul huvitav lugu. Eile istusin õhtul Pärnus selline koht nagu Statka Resto, kiidan, head toidud pole väga Pärnus häid toite leidnud, võib-olla nasi minus. Ja selja taga mul räägivad mehed, et need kurat, et rallit vaadatakse rohkem kui Super Bowli, siis Ameerika jalgpalli. Ei, see käis siis vist jutt käis umbes globaalses mõttes, sest väidetavalt siis oli Super Bowli vaadati, ma ei mäleta, kas see number oli seal 100 pluss kuskil keskel miljonit või 200 miljonit inimest suurusjärk, on ju. Aga see miljard inimest on ju... No see uudis oli kolmapäeval, kui loeti kokku eelmise aasta vaatajanumbrid ja televisiooni audients oli peaaegu 1,3 miljonit, koos sotsiaalmeedia kanalitega 1,7 miljardit, vabandust. No reaalsus on see, et mina, aga sina tõenäoliselt teeme sellest miljardist juba umbes, ma ei tea, mitu vaatamist. Sa arvad, iga klikk loeb? Ma olen jumala kindel selles, sest seal ei ole muud varianti, et vaatasin eile või üleeile vaatasin Shakedowni ja vaatajaid oli 5600 laivis YouTube'i otse ülekandes. No see ei ole, need numbrid on ikkagi mitu korda on tõenäoliselt see lahti võetud. See ei ole reaalne, et miljardi inimest vaatab rallit. No see ei ole reaalne. Aga äkki on loetud seda, et mitmel inimesel potentsiaalselt on võimalik seda vaadata? No potentsiaalselt on meil võimalik... Kõigil osta. Ma ei tea, 4 miljardil on võib-olla potentsiaalselt võimalik vaadata seda. Siia numbriti taha võiks natukene süüvida. Ja, igal juhul. Samamoodi ju tegelikult ei hakka puid alla panema, aga kui Urmo Aava tutvustas meile siin siis ERC Rally Estonia rahva hulka, siis tegelikult ta ju tutvustas meile palju hinnanguliselt oli koos Tartu Raekoja platsi üritustega, avamisega, mitte pileti arvuga. Ehk ma ei mäleta nüüd numbreid, aga need numbrid olid kindlasti need, mis oli ju pileteid müüdud. Et eks seal kindlasti numbritega on lihtne nagu mängida ja teha see võib-olla põnevaks siis meiesugustele, kes siis loevad seda uudist. No aga hakkame tänaseks jutud kokku tõmbama. Homme siis jätkame, ma arvan, et homme on see televisiooni audients eestlastest 500 000. Ütleme, selle info kohaselt ma arvan isegi 1,2 miljonit või 1,1 miljonit, et päris kõik ei jõua teleka taha, aga... Jah, kui nad jõuaks veel Delfi otseblogisse ka. No, ta peaks ka hakkama numbreid ütlema, palju on? Ei saa öelda. Salastatud info, jah. Konkurent ei avalda. Konkurent ka avaldaks, küll me siis Kule, aga toome konkurendid siia laua taha ükskord. Avaldage siis korraga numbrid. Jah, et loeme 3 ja siis ütleme. Ja, hooaja lõpu üritas Saudi Araabia järgselt kõik konkurendid siia Delfis Narva maanteele laua taha. Ja, aga mõtlen, et kehvad ei ole. No, väga hea. Ühesõnaga, homme siis 10:10, lööge lahti Delfi otseblogi ja hakkame vaatama, kuidas Ott seal esikohal toimetab. Oota, mis see stardijärgult, ta nüüd stardib kõige tagant, jah? Jaa, stardib tagant. Kas see on hea? Ütlen, ei julge öelda midagi. Ma arvan, et see pigem ma kaldun sinna poole, et see on hea. Aga ärge minu jutu pealt kuhugi panustama minge. Oota, teed puhastab Serderiidis? Jah. Kas sellisest tee puhastajast on tolku või ei ole? Ei ole tolku. Ta sõidab nii nagu... Munst tegelikult on nagu selles mõttes Munster on esimene õige joonega mees. Ja siis küll... Oota, aga Munsteril teeb ju ette ju. Tõsi, jääb küll. Et siis tuleb, ma nüüd katsepikkusi peast ei tea, aga siis võib-olla peab hakkama sinna minuteid juurde väänama. No homme on lühikesed katsed. Homme on 15, 14, 16. Noh, jah, ütleme võib-olla siis äkki veab ära selle 4-ga. Aga napiks ta igal juhul läheb. Et, keeruliseks läheb pühapäeva hommikul, kui on 29 kilti.
siis läheb keeruliseks, aga vaatame, kus ta siis on või kas ta sõidab. Ma ei tea, võib-olla läheb puhkama. No millest me ei rääkinud, oli see Oti see moment, nägid seda? See oli päris raju ju. Ja seal telekommentaatorid ütlevad, et 100 meetrit enne kurvi sai juba aru, et ta ei mahu sinna. Tegelikult mulle ma arvan, et oligi nii. Et esimene... Ja läkski selle peale välja, et toetab ennast valli või? Esimene hetk, kui ta pidurile läks, oli näha, et see auto hüppas rööpast välja. Ja selline tunne, et nagu oleks hoogu juurde tulnud. Aga mis ongi tegelikult talvel sõites probleem, et nii kui sa sellest joonest välja lähed, sa lähed lahtise lume peale, et siis on selline tunne, nagu keegi lükkab sulle loogu tagant juurde. See hetk tekkis. Ja siis seal oli näha, et korralik sabistamine oli, sai joonda tagasi, aga see oli ammu hilja juba, et nagu hoogu oli palju. Üli hästi klatitud. Kohe reageeris külg ette, põmaki valli täie pauguga. No, jumal tänatud, et sellel rajamehele, kes seal, või sahamehele, kes lükkas selle sinna, peaks ta küll välja tegema pühapäeva õhtul, et kui ikkagi ralli võiduga peaks koju tulema. Et see oli väga õnnelik õnnetus. Sahamees tegi seal teadlikult ja patsutas veel selle tugevamaks ka see. Ja, et see on täpselt see olukord, kui seda valli poleks olnud, siis ta oleks täie lauluga puudest selle ennand. Äkki tal oli legendis kirjas see vall? No, siis võib-olla käis katsus üle ja võib-olla labidaga lõi veel kõvemaks kinni ka, et ikkagi ära toetaks. Ja teine asi oligi see, et see vall oli piisavalt kõva, et ta sisse ei tõmmanud ennast, et sai kohe gaasi peale. Igal teisel rallil oleks me praegult... Ei, no see moment oli selline, et siin poleks nagu mitte mingit juttu olnud. See pill oleks sinna võsa vahele jäänud. Kino peab ka saama. Ja. Aga davai, lähme vaatame meie kinofilmi ja veedame... Kuule, kas see Eesti laul oli millalgi ära juba? Homme on, okei. No siis tore. Jah, no stresso. Ma lihtsalt selle pärast küsisin, et mitte mind liiga palju huvitaks, aga ma nägin, keegi vaatas, ma nägin Koit Toome nägu kuskil telekas söömas ennem, et kas juba käis. Aga selge pilt ja homseni. Ja, homseni. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.